Uudised on eetris, stuudios Rohke Debelak. Isamaa annab teada, et erakond on lubanud Tallinna linnas läbipaistvat juhtimist ja see on ka üks põhjusi, miks avalikkus ei ole seni saanud näha uut Tallinna linnapead. Ta on läbipaistev ja seega pealiskaudsel ajakirjandusel on ta ka märkamatuks jäänud. Täiesti läbipaistev linnapea on uus kvaliteet linna juhtimises. Lisaks eelnimetatud positiivsele omadusele on ta ka täiesti apoliitiline ja ta ei hakka tegema ka mingisugust poliitikat. Tema südametunnistus on puhas ja läigib nagu prillikivi ja see ka jääb nii, sest keegi ei saa temaga ühendust ega kallutada linnapead halvale teele. Läbipaistva juhtimisega läbipaistev linnapea kinnitati ametisse tegelikult juba 3 nädalat tagasi. Ja veel läbipaistvusest. Justiitsministeeriumis ettevalmistatav erakondade rahastamise seadus muudab kogu teema läbipaistvamaks. Alates järgmise aasta veebruarikuust saavad parteid oma erakonna peakorteri ette paigaldada ohvrikivi ja sinna saavad erakonda toetada soovivad inimesed ja ettevõtted tuua ohvriande, ilma et selline tegevus tooks kaasa endaga sanktsioone. Ohvrikivi suurus ja mahutuvus ei ole ette kirjutatud, samuti ei ole reguleeritud ka ohverdamiskäive. Annetamise ja ohverdamise vahel on suur erinevus. Ohverdamist ei saa seadusega keelata, kuna see on sihiteadlik ja vabatahtlik ebakindlale garantiile suunatud lootuste hellitamine. Kui inimene või ettevõte tahab annetada nii, et teda avalikult ei nähta, võivad erakonnad istutada ohvrikivi ümber põlisiie, mille varjus oleks võimalik ohverdada privaatselt. Valitsus aga kuulas eile ära arendajate, keskkonnaaktivistide ja teadlaste seisukohad uute kaevanduste rajamise teemal. Kuigi enamikul juhtudel prognoositakse kaevandustega kaasnevad suuremat või väiksemat keskkonnakahju, on uute kaevanduste rajamine siiski perspektiivikam kui loodushoid. Uued kaevandused annavad teede ja raudteede ehituseks hädavajalikku killustikku ning kui meil on head teed, siis saavad inimesed mugavalt ja kiiresti sõita sinna, kus keskkond ei ole nii rikutud. Kui kodukandis enam pole võimalik elada, siis mugav vast valminud kõikidele nõuetele vastav raudtee või tee kusagile mujale korvab selle ebamugavuse. Korras teid ja uut raudteed kasutades on inimestel võimalik kiiresti sõita ka sinna, kus on veel säilinud looduskaunid kohad ja vaatamisväärsused ja nii ei ole oluline püüda kramplikult säilitada väärtust koha peal, kui on loodud eeldused nendeni kiiresti soovi korral jõudmiseks. Uued kaevandused annavad meile kiire ühenduse, mis tahes kauni maailma paigaga seisab kohtumise lõppraportis. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse ajajuhtimisteadlaste uurimisrühm Brüsselist, et uurida riigis avastatud fenomeni. Kuna üldiselt teadaoleva info kohaselt vihatakse Eestis juute, homosid, mustanahalisi, kollasenahalisi, pruuninahalisi, samuti vihatakse venelasi, eriti vihatakse moslemeid, enne kõike ei sallita üksteist, siis käiakse samal ajal kogu aeg ka tööl, kasvatatakse lapsi, tehakse trenni, käiakse teatris, vaadatakse rekordarv tunde päevas telesaateid ja tarvitatakse rekordilised kogused alkoholi, siis ongi uurimisdelegatsiooni üheks ülesandeks välja selgitada, kuidas inimesed selle kõige jaoks aega leiavad. Esialgsete arvutuste kohaselt oleks vaja vähemalt 20 inimest, et ühe tavalise eestlase päevatoimetustega ühele poole saada. Eetris olid uudised.